Tere tulemast, kallis rahvas! Tore on teid näha siin saalis sellisel pidulikul puhul, nagu on täna ja tähistame Keila tuntud pillimehe Raimond Kingu 90. sünniaastapäeva. Sellele sünniaastapäevale on pühendatud ka tänane puhkpilliorkestri kontsert. Ja ennem kui ma lähen nüüd elulooliste andmete juurde, teie lahkel loal istuksin ja kannaksin teile siis selle eluloo ette. Kas ma hääl kostab sinna taha ilma mikrofonita ka või ei kosta? Kostab, jah. Nii, alustades siis tänast üritust kõigepealt eluloolisi momente ja eluloolisi andmeid Raimond Kingust. Tänase kontserdi põhjus ongi see, et meenutada teda kui muusikameest, kui trompetimängijat, Raimond Kingut ehk Kingu Raimut, nagu teda sõprade ja pillimeeste ja tuttavate omavahel kutsuti. Kingu Raimu sünnist möödus 20. veebruaril 90 aastat ja tema elupäevad lõppesid 79. eluaastal 4. märtsil 1998. Raimu oli üks vähestest pillimeestest, kes alustasid mängumehe teed Keilas esimese Eesti Vabariigi ajal ja kel õnnestus peale suurt sõda kodumaale tagasi pöörduda. Huvi trompetimängu vastu tekkis Raimondil juba koolipoisipõlves ja juba 13-aastasena võeti ta Keila vabatahtliku tuletõrje seltsi orkestrisse mängima. Eeskujuks ja esimeseks õpetajaks oli isa Hans Kreitsvelt, kes 1936. aastal võttis perekonna nimeks Kingu. Isa Hans alustas pillimehe teed Vene tsaariarmees 1919. aastal, atesteeriti Hans Kreitsvelt Eesti Sõjaministeeriumi puhkpilliorkestri kutseliseks mängijaks. Keilas tegutses Hans Kreitsvelt vabatahtliku tuletõrjeühingu orkestrijuhina ja noorte õpetajana alates 1926. aastast kuni 1947. aastani, mil ta viidi Nõukogude Venemaale, kas siis selle tegevuse või mingi muu tegevuse eest 6 aastaks karistust kandma. Orkestrandi teed alustas Raimond trompetiga 1933. aastal Keila vabatahtliku tuletõrjeühingu puhkpilliorkestris. Koolipoisitee lõppes algkooliga ja kuna edasise õppimise võimalused puudusid, tuli hakata töömehena leiba teenima. Esialgu tegi ta tööd Alevi kaupmeeste teenistuses ja hiljem ümber kaudsetes taludes. Orkestris mängimise ja hoolsa harjutamise tulemusena läbis Raimond 1941. aasta varakevadel sisseastumiskatsed Tallinna Garnisoni orkestrisse. Kohe seejärel saabusid aga segased ajad ja venelaste tulekul mobiliseeriti aastatel 1919–1922 aastal sündinud poisid Vene Punaarmeesse. Rahvusväeosade moodustamisel sattus Raimond Uurali Elanskisse, Eesti tagavarapolgu puhkpilliorkestrisse. Trompet, millega Raimu siis mängis, oli vilets ja mõlkis, saadud Petseri tuletõrjeorkestrist, milline oli evakueeritud Korkisse. Ja kujutage nüüd ette, kokkuhoitud, niikuinii oli ju aeg, oli vilets armees ja ei olnud ju seal eriti midagi nii väga süüa.
siis kokkuhoitud tubaka ja leivaportsude müügiga saadud raha eest õnnestus osta Vene päritolu Kornet number 1660 ja see pill on alles tänaseni. Raske on ette kujutada, milline võis olla pillimehe elu ja elamistingimused sõja ajal Venemaal. Raimondi sõnul ei käinud orkestrandid muudel töödel. Mängiti rivistustel, toimkondade vahetustel, rännakutel, haiglates ja sõduriklubides. Väga palju tuli harjutada ja proove teha. Sõdurite meeleolu ülalhoidmisel oli suur tähtsus. Ja nüüd meenutab oma vestlusi Raimondiga Puskai. Orkestri moodustamisel Eesti laskurkorpuse tagavarapolgus polnud alguses ei pille ega noote. Kui saadi pillid, siis polnud kõikidel pillidel huulikuid. Ja pillimehed voolisid need ise. Nad voolisid ise need puust, sest ei olnud ka treimise võimalusi. Hiljem muretseti õiged metallhuulikud. Need noodid, mis saadi, olid vene muusikaga. See oli paljudele pillimeestele tundmatu repertuaar. Hakati mälu järgi taastama kodusemat repertuaari, kuid polnud noodipaberit. Kätte juhtuvale paberile, tihti ka pakkepaberile, jooniti käsitsi noodi joonestikud ja kirjutati mälu järgi partiid. Tagavarapolgu orkestri kapelmeistriks oli Jaan Kääramees. Kui Kääramees läks õppima Moskva sõjaväe dirigentide instituuti, siis tema asemele sai orkestrijuhiks August Kilk, kes oli ka orkestri tuubamängija. Kui korpuse komandör kindral Lembit Pärn tahtis veidi lõõgastuda, siis sõitis ta tagavarapolku. Koos lähedaste komandöridega korraldati telgis üks korralik pidu rohke alkoholiga. Samal ajal tagavarapolku orkester mängis aga telgi taga. Eriti olevat kindralile meeldinud Novikovi Ehtaroogi. See on see teed ja rajata, see on vist see lugu peaks olema. 1944. aasta suvel moodustati korpuse koondorkester. Ka Raimond Kingu määrati sinna, ta mängis esimest kornetit. Kui korpus tuli sõja lõppedes Eestisse, siis korraldati Tallinnas pidulik läbimarss Vabaduse väljakul. Mäng marssijate saateks olevat kestnud umbes nii 13 tundi. Sõjaväest koju pääses Raimond 6. juunil 1946. aastal.
No, niisugune suurepärane mees nagu Raimo, ta ajab ikka pabinasse küll, kui siin mängida tuttavatele suu võivab. Aga tahaks öelda, et see on väga tore, et niisugune suur kummardus tehakse sellise suurepärase trompetimängile, kes on olnud väga paljude puhvimängijate eeskujuks. Ja mina olen üks õnnelik, kes on temaga koos mänginud Kalevi orkestris ja oleme mänginud palju matustel, see oli nagu leivalisa sel ajal ja võib-olla praegugi puhvlimängijatele. Aga kõige niisugune südamlikum suhe oli mul Raimuga Kalevis. Mina tulin 69. aastal sõjaväest ja mind määrati sellepärast, et Sokolov tsehhi ülem oli üks Terase ja ma koos tema pojaga tulin sõjaväest ja kui ma otsisin siis tööd suveks, et mingit transporditööd, aga kuulis, et ma olen tema pojaga koos tulnud, siis küsiti kohe, et kuule, kas meil ei ole seal mõnda kohta Sokolov tsehhis. Ja siis ma läksin Sokolov tsehhi ja meil oli, ma siis mängisin juba Kalevi orkestris ka ja Raimuga oli meil niisugune oma diil kogu aeg, et tema saatis alt korrusel, Sokolad oli nagu kõrgemal korrusel, alt seda Sokolade massi, millest tehti assortiid ja bisfiidid, see Raimo oli seal nagu lukseb. Nendel eriti lubatud meil Sokolades käia, aga meil on niimoodi, et nemad saatsid massi suure selle käruga või anumaga üles liftiga ja mina saatsin endale alla tagasi Sokoladi. Et nad olid, ühesõna, meil oli väga niisugune tore niisugune tiim, et saime väga hästi läbi taga ja südamed soojendas veel see magus Sokolad. Et see oli väga vahva, teinekord olid me väljasõlda kontserdil, siis oli Sokoladi kaasas ja siis saime ikka majustada. Niisugune toreda mälestused. Oleks kõik. Puhkpilliorkestrid on sageli mundrit kanda armastanud. Nii oli see ka Raimundi elus. Kõigepealt Keilas pritsimeeste vormis, siis vene vormis, edasi frakis, mis on ju ka üks mundri variante. 80-ndatel tuli Raimundil aeg-ajalt kanda veel ühte vormi, millest me täna eelistame vaikida. Esmakordselt näeb Keila kultuurikeskuse laval Kaitseliidu vormis mängijaid. Tegemist ongi Kaitseliidu Tallinna Maleva orkestriga. Orkester esineb selle nime all alates 6. jaanuarist 2000 ja alguses kandsid selle liikmed Kalevi orkestri viimast vormiriietust. See muudab arusaadavaks ka nende meeste seotuse tänase üritusega. Juriidiliselt on orkester Kaitseliidu Tallinna Maleva juurde 22. veebruaril 1925 moodustatud muusikaosakonna õigusjärglane ja seda juhatab kapral Jaak Karlis.
ja nüüd astub lavale Keilas tegutsenud puhkpilliorkestrite järjepidevuse kandjana Keila linnaorkester. Millegipärast on nad ühiseks vormiks valinud Muhu kampsuni, kuigi ise asuvad Harjumaal. Teine esitamisele tulev teos, Sea Songs, on kirjutatud inglise helilooja Ralph Vaughan Williamsi poolt 1923. aastal. Siia on kokku kirjutatud viisid 3 inglise meremeeste laulust, Princess, Admiral Benov ja Portsmouth. Vikipeedias on öeldud, et seda tuleb mängida karedalt ja karmilt 4 minuti jooksul. Dirigeerib Valdo Rüütelmaa.
Järgmisena meloodia Ameerika laste telesarjast Peeter Pan ja piraadid. Pealkiri on Fox, Peter Pan and the Pirates. Sõna Fox ei tähenda siin rebast, vaid märgib, et tootja on Fox ja mitte Walt Disney. Ka siin kehtib esimese loo juures olnud märkus, et õige temponi jõudmiseks on veel mitu esinemist. Dirigeerib Triin Viljus. Keila linnaorkestri viimane mängutükk on Ameerika helilooja Nacio Herb Browni poolt 1929. aastal kirjutatud Singing in the Rain. See sai kohe populaarseks lööklauluks. Laiemalt tuntuks tegi selle aga 1952. aastal valminud muusikaline film Singing in the Rain, kus vihma käes tantsis Gene Kelly. Vett olla talle kaela pritsitud Amente aiast võsast, see ei toimunud see mitte Pärnus. Natukene svingi paneb ehk varbagi liikuma, dirigeerib Triin Viljus.
ja nüüd saame kuulda, kuidas kõlab 2 orkestri koosmäng. Kõigepealt põimiku Uno Naissoo lauludest. Orkestratsioon on tehtud Pärnu mehe Mati Põdra poolt. Lugu oli puhkpilliorkestrite kavas möödunud suvisel laulupeol.
teiseks kuulete Rein Ploomi Appassionatat.
Normeti puhkus Viljandis, seade Ülo Raudmäe Ja viimasena tuleb ettekandele Tšehhi helilooja Julius Fučiku Florentiner Matš. Fučik elas aastatel 1872 kuni 1916 ja on kirjutanud üle 400 teose. Tema marsid on pea iga endast lugupidava puhkpilliorkestri kavas. Neist eriti tuntud on 2, gladiaatorite sissemarss ja Florentiner Matš. Kuid rahvusvahelise uuringu põhjal on esimesele kohale paigutatud Florentiner. Florentiner viitab Firenze linnale. Seda marssi mängisid Eesti mehed ka Vene sõjaväes. Raimond Kingu on selle oma käsitsi joonitud marsiraamatusse kirjutanud.
Ja nüüd täname Raimo tütart Renatet perekonnaarhiivi kasutada andmise eest. Täname õetütar Tiinat abi eest aidata korraldada seda üritust. Nüüd täname õepoega Kallet abi eest samuti ürituse korraldamisel. Ja samuti täname ka Kultuurikeskust eesotsas Kalle Kasega. Väga suurest vaevanägijast, kes on väga palju oma aega ja energiat pannud selle tänase ürituse sisse nii-öelda. See on härra Kalle Heinla. Ühe kimbust selle roostuse sellest kimbust ma tahan